Tere hommikust kõigile! Tere hommikust Kai, tere hommikust Priit, Tere hommikust! Tere Priit! tere hommikust kõigile meie kuulajatele. Kui sa oled meid tulnud kuulama vaatama, siis ütle meile ikka tere hommikust, ütle meile, kust kohast sa meid kuulad ja vaatad. Ja jaga seda videot oma Facebooki kontol ka, võta see telefon, sealt vajutad share või jaga, et sinu sõbrad ka kuuleks seda, sest ma arvan, meil on väga põnev vestlus täna. Noh, mitte, et iga kord ei oleks, on ju. Mitmes hommikukoht meil on? Ütle uuesti. Ma ei öelnud vist 132. hommikukohv on täna. Et me oleme siis siin 2,5 aastat olnud eetris peaaegu iga pühapäev ja eelmine pühapäev meil jäi vahele, sest et siis olime Ikega mõlemad ära ja me oleme teinud selle kompromissi, et kui suvel on mõni pühapäev, et meid ei ole, siis lihtsalt ei ole, sellepärast ei jää saade katki, on ju. Ja tegelikult on täna meil huvitav saade ja räägime siis välja või? Räägime välja, muidugi. Räägime välja, jah. Priit on ikkagi suhteliselt tööinimene ja mis meil, et pühapäeva hommikul kell 10 teda kohale ei saa, siis me tegelikult salvestame täna. Aga me ikkagi väga ootame teie kommentaare, et te kirjutaksite siia, kus te meid vaatate, miks te võib-olla vaatate, mitmendat korda te meid vaatate, on ju. Aga tutvusta ennast, Priit, kes sa oled? Millega sa igapäevaselt tegeled? Ära veel pika loo juurde mine, sest siis ma tahan ka öelda, kuidas mina sind tunnen. Väga õige. Ma tahaks kõigepealt kiita neid, kes nüüd seal kommenteerivad ja vaatavad seda saadet ja võib-olla on tõesti mõni, kes on vaadanud ära kõik teie saated. Minu meelest võiksid eriti need inimesed panna kirja, et jaa, ma olen vaadanud ära kõik saated ja siis sa oled täiega rekordi omanik ja see on küll tore. Mis me siis kingime? Teeme kingituse kellelegi, kes on kõik ära vaadanud, on ju? Mõtleb midagi välja. Jaa, ei no, meie saame omalt poolt kinkida tõesti sellele, kes on kõik saated ära vaatanud ühele inimesele. Kui need on palju, on ju, siis tuleb teha loos. Aga muidu me saame ikkagi kinkida omalt poolt maailma kõige lahedama Farmi Feelingu festivali vaba pääsmeid. Saame või? Vaata, tasub ikkagi seda hommikukohvi ja seda hommikut hakata kohe nagu mürtsuga peale. Nii et kui sa oled vaadanud ära kõik saated, siis pane sinna alla ennast kirja ja pärast teeme loosi. Kas tingimus on, et otse saated või üldse kõik saated? Mina arvan, et kui ikkagi üks inimene on otse, see põhimõtteliselt ma ei kujuta ette. No meie oleme olnud alati otse kohal. Mina arvan, et ei ole vahet. Las olla ükskõik. Kui on kõik ära vaadanud, kirjutajad sa oled kõik vaadanud ja siis järgmises saates me juba saame selle loosi siin teha. Kuule, aitäh Priit, jumala vinge. Ilusad pühapäeva hommikut kõigile. Ja kuivõrd tõesti, ma pean nagu vabandama, et see nagu suhteliselt harukordne juhus, et seda nüüd tuleb ette salvestada. Aga mul on ikkagi suvel on selline töö, et ma tõsiselt pühapäeva hommikuti mind fookuses ei ole ja minu hommikukohv käib pühapäeviti tavaliselt alates mingi kella 2. Sest et minu tööks on ju laias laastus emotsioonide loomine ja suvisel ajal ka see, et ma olen võtnud natuke südame asjaks lisaks muule kultuurikorraldusele ja juhtimisele kuidagi eriti palju teha pulmasid, mis on selline eriti õrn õhtu või päeva juhtimise kategooria. Sa tegelikult pead vaatama, et sinu peamine eesmärk, see on muidugi tore lugu, et kus sinu peamine eesmärk, kui ma hakkasin tegema pulmasid 10 aastat tagasi, siis ma mõtlesin, et see pulmaisa või pulmajuht, eks ju, et see peab ise olema päris lahe. See peab olema lõbus ja nagu naljakas ja kihvt ja ta peab hästi palju mingeid mänge teadma ja siis ma hullult pingutasin olla hästi lahe. Hästi kaua pingutasin olla hästi lahe. Kuni siis tegelikult sain aru, et sinu asi on lihtsalt tekitada see ruum ja see turvaline keskkond, kus noorpaar saab päriselt nüüd oma ideaalseks planeeritud päevast niimoodi osa, et nad saavad seda natuke isegi nagu kõrvalt vaadata või olla nagu pruut ja peigmees, mitte sündmuse korraldaja. Et seda ma teen nagu suure hea meelega siiani. Sa oled ju tegelikult, sa oled ikkagi väga lahe ka selles mõttes. Aga nüüd ma sain aru, mis sa mõtled selle lahedal, et sa ei pea pingutama midagi. Sa lihtsalt oledki sina. Ma arvan, sa oled väga hea pulmaisa. Oi, ma tänan. Aga jah, seal on nagu filosoofiline muutus on seal, et sa ei pea nagu
ise esinema, see ei ole su peamine roll, sa pöördudes võiksid olla usutav, jah, seda küll on ju. Aga et see ei ole see nagu peamine filosoofiline roll. Aga no sellega seoses ja need pulmad on tavaliselt neljapäeviti ja reedeti ja laupäeviti. Sellega seoses ma pühapäeva hommiku kohvi joon 2:30. Miks pulma sul see suvi on? No mul on ikkagi selline suvi, kus alates mai lõpust ei ole mul reedeid ega laupäevasid. Ma arvu ei oska sulle öelda. Mul on üks vaba reede, mis tuleb see nädal. Ja siis on kõik. Okei, aga sa teed midagi veel ju? Kas sa esined bändiga ka veel? No muidugi esinen. Ei, no meil on tegelikult ikkagi jäänud nii, et meil tudengipõlvest tekkinud ansamblis sidemed püsivad katkematult siiani. Me ikka võtame seda suhteliselt nagu hobina. Ja meil on suhteliselt sama sõprusringkonnaga on 3 täitsa eriilmelist ansamblit, mis üks on Nick and Sons, mis tavaliselt esineb ühe korra aastas või 2 korda aastas. Siuke suur, no see on ja tavaliselt ta sobib nagu folgi lavale hästi sellel aastal. Vaata, iga aasta ka päris esineda ei saa, nii et me otsustasime, et see aasta me ei esinegi üldse. Et meil on siuke vahe loomeaasta ja ootan tegelikult päris huviga, sügisel on plaan minna nädalaks laagrisse ja hakata jälle vaatama, kust me uut mussi leiame, sest me oleme ju pärimusmuusikaline ansambel, on ju. Et seal nagu see, millest sa hakkad muusikat siis meie mõistes nagu proge-rocki tegema, siis see tegelikult pärimuslikust tuleb ju kõik kuskilt arhiividest ja niimoodi. Nii et see on nagu hästi äge protsess iseenda jaoks ka. Nii et siis te olete laagris koos ja vaatate, et uut lugusid kirjutada. Nick and Sons, ma ütlen siis ühe korra veel, et kuulajad aru saaksid, mis tegelikult ju tuntud bänd, kes ikkagi folgil käib, siis teab seda bändi väga hästi. Ja kes folgil on käinud, see vist teab hästi. See on ikkagi, me ise ja siin ma Kai pean sind parandama, et Sons ei ole õige. Sellepärast, et tegemist on lätikeelse nimega, mis läti keeles tähendab kurja koera. Ja me saime selle nime niimoodi, et meie üks toonane bassimees Erki Uus käis perega Läti ekskursioonil, tegi hästi lolli pildi, seisis lihtsalt tänava ääres, mingi plankaed oli kõrval ja seal Erki taga oli lihtsalt see kurja koera silk läti keelest, kuhu oli peale kirjutatud Nick and Sons. Ja nii, et õige on Sons, mitte Sons. Ma esimest korda kuulan muide seda, et niimoodi on, et nüüd sai bändi nimelugu ka kohe siia räägitud. Aga tegelikult, sul on veel mitu ametit ja sa kohe jõuad öelda, aga ma kibelen nüüd rääkima, kuidas ma sind tunnen, on ju. Et kas sa vist ise ka ei tea seda, võib-olla ma kunagi olen seda rääkinud, aga ma ausalt öeldes ei mäleta, kus mulle sa kunagi silma jäid, aga ma nägin sellist saadet ETV-s, äkki Meie lood või meie inimesed või midagi sellist. Meie inimesed tegi sellist ja siis näitas sinu mingit päeva seal, sa tulid seal koju, tegid mingit teed, selle rääkisid ja võib-olla keegi veel näinud, et te võite vahepeal tegelikult täitsa kirjutada meile, äkki keegi on Priidu pulmas käinud, selles suhtes nagu, kus ta on pulma isa olnud sellises pulmas on ju. See oleks lahe, see oleks väga lahe. Kuulanud teda Nick and Sonsis esinemas, et kirjutage siia, et oleks nagu päris kihvt teada, aga ma mäletan, nägin seda telesaadet ja vaatasin, issand, nii lahe mees, kes see on selline, ma ei tea, millal see oli. Ja siis ma mäletan ükskord folgi ajal, ma julgesin tulla suga rääkima ja sulle öelda, et sa oled nii lahe, et tahaks suga tuttavaks saada. Ja siis ma punastan täiesti, punastan. No punastan, selles mõttes. Ja siis, ma räägin nii, kuidas on, on ju. Ja siis ma tulin Arenduskeskuse korraldatud mentorlusklubisse ja siis sa olid mu mentor seal, kui ma alles alustasin oma ettevõtlusega, ehk siis see oli täpselt see pandeemia kevad, äkki 2020, jah, 3 aastat. Võib-olla nii, jah. Ja siis ma sain suga ikka väga lähedalt tuttavaks, sest tegelikult oledki lahe, isegi veel lahedam, kui ma alguses juba arvasin. Ja mul on hästi hea meel, et sa siin oled. No aga räägi siis edasi, millega sa veel tegeled ja kuidas sul sa said mentorlusklubist mentor ka veel olla? Tead, ma ei tea. Ma selles mõttes ei tea, kuidas see mentori värk läks, aga seal, ma hakkan oma lugu nagu kuskilt rääkima, et selle jaoks, kes ei ole näinud ei Nickensit ega minu korraldatud pulmas käinud,
või Urissaare kantrifestivalil käinud või kellele ma sügis-kevadisel perioodil ei ole hooldanud puid, sinna me veel jõuame, aga minu nagu sügis-kevadine salatöö on arboristika. Või et no ja siis on igast muid asju veel, aga ühesõnaga ma õppisin kunagi Viljandi Kultuuriakadeemias huvijuht, loovtegevusõpetaja erialal. Ma lõpetasin selle, olin iseenda üle väga uhke, et ma ikkagi lõpetasin selle. Ja siis ma selleks, et seda kooli nagu, mul lõpuks kestis see 6 aastat, no, ma pidin vahepeal sõjaväes käima, siis ma 4 aastat käib niikuinii ja siis ma vahepeal 1 aasta kuidagi lõin lulli natuke. Ja siis ta lõppes, aga ma sain aru enne viimast aastat, et kui ma nüüd kõrgkoolides viimasel aastal ei ole eriti midagi teha, sa pead ainult mingit lõputööd tegema ja siis natuke on mingid ained veel. Et kui ma nüüd Viljandist ära lähen, siis ma tõenäoliselt seda ei lõpeta. Siis ma läksin 8 aastaks Heimtali kooli huvijuhiks, mis on üks väike kool Viljandile lähedal, mõisakool, mis täna on üliägedas seisus. Seal on palju lapsi, nad on teinud korda kõik oma mõisa hooned ja nad on kuidagi selle õppe sisuga ka nii palju tegelenud, et seal on nagu hästi kihvt, kõik tundub hästi kihvt. Ja seal muideks arhitektuurisõpradele, kui te satute Viljandimaale ekskurssima suvisel ajal, siis sinna tasub täitsa vaatama minna, sellepärast et sinna on spordijoone ehitatud vanasse ringtalli. Mõisaaegne ringtall, kivimüürid on ära taastatud, sinna sisse on see ehitatud jube äge lahendus ja see on täitsa nagu maal, eks. Vot, olin seal 2 aastat, siis sain aru, et võiks nüüd midagi muud teha. Kolisin Tallinnasse ja läksin Keila hariduse sihtasutuse arendusjuhiks. Ma pean tunnistama, ma eriti hea ei olnud sellest, sest ma nagu, mulle meeldis emotsiooni luua, aga õpetajate arendusplaane, tegelikult ma ei olnud sellest kõige parem. No vot, ja siis seal läkski niimoodi, et ühel hetkel oli siuke seis, et me tegelikult suurema pundiga ehitasime selle Keila hariduse sihtasutuse seal mõnes mõttes nagu üles, panime talle nagu uue suuna ja siis tunduski, et võib-olla tervel meeskonnal on mõistlik see anda nüüd nagu järgmistele üle, kes siis nagu seda hoiavad selle paremini. Ja siis olin mina valiku ees, ma arvan, oli siis 10 aastat tagasi, võib-olla 11. Ja siis ma olin nagu valikus, mida ma tegema hakkan. Ja kuhu ma üldse lähen, mis nagu mul oli täitsa vaba mine, kus ausalt tahad. Ja ma kuidagi nagu meeltesegaduses otsustasin, et ma tulen ikkagi Karksi-Nuia elama. Noh, tuled linnast, mõtled, okei, ma tulen. Sa oled pärit Karksi-Nuiast või? Ja, no ma olen Saaremaal sündinud ja käinud tegelikult nii, et mu elutee läks selliselt. Ma Saaremaal sündisin ja siis kasvasin kooli ajal Karksi-Nuias. Nii et see on minu nagu siuke lapsepõlve koduga. Ja siis minu vanaisa oli siis mulle kinkinud või pärandanud siin selle Urissaare talu. Ja ma mõtlesin, olgu, ma tulen maale ja hakkan vaatama, mis see maaelu laias laastus nagu on. Ja noh, tegelikult ju maaelu on siuke põhjatu asi, millest võib rääkida. Selles mõttes, et kõik seal eriti koroona ajal hakati kanu pidama ja kõik kolisid maale ja ma arvan, et Instas tegelikult näed väga hästi, kuidas see maaelu on. Aga ikkagi oma nahal seda läbi kogeda. No ma tulin siia, ma mõtlesin, et ma olen päris kultuurikorraldaja, et mul hakatakse niimoodi tööd pakkuma kohe, kui ma selle Nuia sildi alt sisse sõidan. Tuli välja, keegi ei pakku mitte midagi. Ei oodanud suured loosungid. Mitte midagi. Ja ei olnud jah. Ma arvasin, et ikka kogukond rõõmustab väga ja ütleb mulle, et tee tööd ja asja. No ühesõnaga ma tulin siia tagasi ja siis kuidagi tegelikult läks niimoodi, et ma sain aru, et kui ma siin maal päris selles talus on, tahaks hakata mingit elu looma, no ja raha pole üldse selle ajal. Sa oled ju paljas nagu püksinööp, siis kuusse lähed ja vaatad, kuidas saad. Ehk sa ei jõua nagu seda maja ehitama hakata, kuidagi investeerima. Ja siis ma sain aru, et kui ma siin talus midagi tegema ei hakka, siis ma ei hakka seda arendama ka. No, et see on nagu vastupidine asi, et mingi sisu peab tekitama selleks, et sul oleks põhjust teed ehitada, voolu vedada või selliseid tavalisi asju teha. Ja siis ma muidugi täitsa loogiline otsus, esimene asi võtsin 6 lihaveist.
Väga loogiline. hästi loogiline samm. Aga võtsin 6 lihaveist ja täna on isegi veel on mõned alles ka. Et see on selline huvitav hobi olnud ja ma ise pean seda ikkagi selliseks ankruks vähemalt mingil perioodil. Sest tegelikult, kui hakkad mõtlema, siis see, et need veised sai võetud, lõpuks tuligi tee, sest sa pidid neid siin kuidagi vaatamas käima, pidid selle nagu võimaluse leidma. Aga mis on kõige suurem teene nende veistel on tegelikult see, et see Urissaare kantri, mis täna on kujunenud selliseks, ma ei tea, minu ja minu sõpruskonna ja tegelikult ka kogukonna mõistes selliseks ühiseks hobiks ja selliseks hästi siduvaks ühiseks asjaks, siis see tegelikult on saanud alguse kõik sealt sellest veisevärgist. Nii et see on nagu päris... Aga kas siis sa tegid ettevõtte ka või läksid nagu ettevõtlusesse, kui sa need lihaveised? Ja, see oli see vist ei olnud mu esimene ettevõte, ausalt öeldes, sest et ma olin enne ju midagi ettevõtte koha pealt on päris tore rääkida pärast gümnaasiumit, kui me kuidagi kohe Viljandi kultuurikoolis hakkasime korraldama sõpradega mingit suvepäevi kuskil ja tegema mingeid värke, siis me tegime aastarast nagu ettevõtte logo valmis ja nagu müüsime ka seda, aga meil juriidilist keha polnud. Kes siis juriidilist keha? Meil oli tohutu mingi Trad Entertainment OÜ ja kuidagi meil tegelikult polnud, meil oli lihtsalt logod. Bränd oli, aga ettevõtted taga polnud. Siis sa juba tegid pulmasi ka või? See on lugu jälle. See on jälle lugu. Nüüd see sama Nick & Sons, mis on ju ka tegelikult, me hakkasime seda tegema, ma arvan, minu teine kursus äkki või, mis võib olla siis 2005. Ja siis üks meie hästi suur fänn kutsus meid oma pulma esinema. Ja siis me püüdsime talle seletada, et see teab, mis pulmabänd ei ole, sest ta on ikka siuke progerokk, kes seal ühtegi nagu tantsu tantsid, ei saa saada ainult nagu niimoodi tantsida. Ja siis Hiiumaal on pulm, ansambel Nick & Sons pulmabänd. Ja siis, ma ei tea, sama nädala kuskil alguses Pruut helistab, ütleb, et tead, et selline lugu on, et tal pulmaisa, ma ei tea, kas ei haigeks või ei tule või ühesõnaga mingi jama. Et kas mina saaksin teha selle pulmaisa töö ka ära. Ühesõnaga siis, tavaiks, olgu, teeme proovi. Ja panime, meil oli eelmisel päeval veel kontsert Viru Folgil. Nii et ma võtsin kaasa kõik ülikonna ilusti või mingisuguse, mis mul oli siis võtta. Ja lõpuks, kui me selle bändi bussiga jõudsime siis sinna Hiiumaale, siis astusin siit välja, olin selle ülikonna selga pannud, astusin välja, hakkasin oma elu esimest pulma tegema. No, läks hästi. Kokkuvõttes võib öelda, läks hästi, aga see oli lihtsalt nagu täiesti ootamatust kohast tuleb välja ja siis sa teed oma valiku, et kas sa ütled ja või ütled ei. Ja nendest valikutest üldiselt see elutee lõpp kokkuvõttes kujunebki välja. Ja täna, mida sa nüüd teed põhiliselt suvel nädalavahetusel, et keegi tegi ettepaneku ja päris kihvt. Ja mina võtsin vahepeal selle Urissaare Country Festivali välja, vaatan, et see on 18-19 august. Et võib-olla on siis mainime siin ära ka, et kommenteeri siia alla, et kas sa oled vaadanud kõiki meie pühapäeva hommiku kohvisid ja võid endale võita ühe pääsme sinna festivalile. Täpselt, see on väga hea mõte kõik. Aga jaa, ma olengi praegu muideks Urissaares ja meil käib tegelikult juba usin ettevalmistamine, ehk me tegelikult hakkasime, kuna meil järgmine nädal hästi tore traditsioon on, me siin ikkagi nagu kohalike kultuurikollektiivi ja võtame vastu ja Karksi nõia, ma ei tea, teatavasti on tugev rahvatantsu kants, siis me siin eelmine nädal võtsime ühe grupi lapsi ja järgmine nädal tuleb siis siia üks tantsulaager, mis tähendab seda, et me teeme saluuni hästi korda ja meil on siin Urissaares niimoodi, et kui sa grupiga tuled, laste laagrisse tuled ööbima, siis nad kõik pannakse lakka magama. Me oleme seda ikkagi nagu heinad ära viinud, sest et täna nagu grupp lapsi kõik ei saa seal heinas magada niikuinii, paneme sinna madratsid, aga
aga meil on selles mõttes tore päris talu, et kui need lapsed tulevad, kes Lakas võib-olla kunagi maganud ei ole, siis nad tulevad siia oma 3 või 4 päevasesse tantsulaagrisse ja saavad tegelikult päris õige maa, nagu maale vanamme juurde läheks, nii et Lakas magad ja väliköögist teed süüa ja kõik on jube mõnus. Aga need on siis need, kes nüüd seda festivali ka korraldavad. Sa räägid kogu aeg meie, et kes need teie on? Tead, see on kujunenud niimoodi, et ausalt öeldes see festivali korraldusmeeskond on, meil tuleb 9. festival. 9. festival. Esimene aasta oli, mis aastal see oli esimene? No see hakkaski niimoodi, et... No jaa, aga see on omaette lugu, jällegi võiks muidugi rääkida. Täiega tahaks teada, kuidas see sai alguse, sest ma tean inimesi, kes täiega fännavad seda, nad on igal festivalil kohal käinud, võite ka meil jälle kohe siia kirjutada, kas te teate midagi sellest festivalist, kas te olete käinud, kas te kuulete esimest korda, tahaks minna, kirjutage, me pärast saame lugeda, mis te siia kirjutasite. Räägi selle saamislugu ka. No vaata, nüüd need veised, eks ju, tulid siia, tuleme selle juurde tagasi. Ja siis oli niimoodi, et mul on augusti lõpus sünnipäev. No ja siis, kui ma olin just tagasi tulnud tohutu entusiasmiga, võtnud need 6 veist, ja muidu ma olin oma sünnipäeva kuidagi alati Saaremaal pidanud ja siis tundus, et hea küll, nüüd on see hetk, kas ma ikkagi pean siin ja see on just siuke augusti lõpp, eks ju. Ja kuulutasin sõpradele välja, et meil on kantri teema sünnipäev. No veised on, rancho, siis ei olnud tegelikult rancho veel, vist ei olnud nagu nimi üldsegi. Aga siis Urissaarde tulge kokku ja pidasime 30 inimesega sünnipäeva. Mängisime mingid kantrimänge, tegime natuke lava peal mussi ja oligi tipp-top. Ja siis järgmine aasta, kuidagi siin mingi 5, 6 või 10 sõbraga otsustasime, et hea küll, et järgmine aasta teeme jälle selle sünnipäeva, päris lahe oli. Aga nüüd ehitame juba nagu lava ka. Läksime metsa, tõime palgid, saime kuskilt mingi katuse, ehitasime nagu lava ja see lava on siiamaani festivali pealavana kasutuses, aga me ei ehitanud seda mõttega, et me hakkame festivali pidama, vaid lihtsalt, et oleks nagu järgmine aasta mõnusam seda teha. Muideks vahelugu siia rääkida, siis kui Jalmar Vabarna hakkas Treskisse seda lava ehitama, mis seal on nüüd nagu hull maamärk on ja siis ta tegi mulle kõne ja ütles, kuule Priit, et kuidas te selle lava üldse ehitasite, et kuidas te rahastasite ja kuidas te planeerisite. Ja siis ma sain talle rääkida, et tead, et võtsime selle traktori, sõitsime metsa, tõmbasime need 3 palki välja. Siis koorisime need palgid ära, panime püsti ja siis meil oli puuris, oli mingid vanu laudu, nendest ehitasime, no ühesõnaga kõik selle jutu hästi detailselt ära ja siis ta lõpus ütles, selge, et mul sellest infost kasu eriti pole, mul on veits teine värk. Aga me oleme saanud siin üksteisele päris palju nõu anda, mis puudutab talukoha tegemist või festivali korraldamist. Päris tore. Ja siis tuli see järgmine aasta, mis siis ei olnud veel avalik kantrifestival. Ja siis kui siin nüüd see 3. aasta hakkas kevadel kunagi hakkas kätte jõudma, siis me kuidagi ma ei mäleta täpselt, kellega koos istusime sõbra taga aias ja siis kuidagi, et kuule, meil on tegelikult ju festival. Et miks me ei pane plakateid ja kutsu veel mõnda bändi. Et kõigile võiks ju meeldida. No ja siis oli selles mõttes karm hetk, et ma pidin vaatama oma varad väga täpselt üle. Et ma mäletan, meie esimese festivali eelarve oli mingisugune kas 8000 eurot või midagi sellist. Aga ma ikkagi lugesin oma maise vara kokku, et kui üldse rahvast ei tule, et kust ma nagu, mida ma maha müüma pean, et saaks need võlad ära makstud. Ja siis esimese festivali plakat, siis üks sõber kõndis siin samas põllu peal ja me tegime tast suhteliselt halva fotoaparaadiga, suhteliselt halva pildi. No mis tänapäeva mõistes teravusest ei ole nagu juttugi. Ja sellest sai esimene plakat, kleepisime need kuskile ja siis ma hoidsin täiega hinge kinni, et kuidas see ikkagi läheb kõik nagu. Aga esimesele festivalile tuli 700 inimest, umbes 650. Pilet maksis? Ja me kõik 10 euri vähemalt. Mis asja? Mis pilet maksis? Muideks sellega on veel see, ma arvan, et 10 eurot äkki või 15.
no nagu hästi vähe. Ja siis meil oli ka see, et me mõtlesime, et okei, et meil endal me nagu veini ei müü, on ju. Ja mõtlesime, et kuidas need inimesed, kes tahavad nagu pikniku ajal veini juua, et kuidas need siis veini saaks. Mõeldud tehtud, otsustasime, et oma pikniku korvi ja veiniga kõik võite sisse tulla. Meil täitsa kõik, me ise ei jõudnud seda veini kuskilt osta. See oli täielik müüse nagu, aga õpetusena päris hea. Võtta, siis ta on nagu kuidagi loomulikult ja vaikselt kasvanud. Seesama nii-öelda sõprade punt, kes omal ajal käis sünnipäeval, on tegelikult jäänud täna selle festivali nii-öelda tõmbavaks jõuks, eks ju. Et siin iga aasta vabatahtlike kampaania korras, muideks vist käibki praegu veel äkki selle nädala lõpuni, käib meil vabatahtlike värbamise kampaania. Ehk et alati võetakse nii-öelda festivali ajaks appi, aga meil on 20 inimest, kes tegelikult kõiki neid festivale omalt poolt siis jällegi natukene panustades on kõik need ajad korraldada aidanud ja see on jube mõnus formaat. Ehk et ma ise olen hakanud sellest mõtlema nii, et kui mõnel sõpruskonnal on harjumuspäraseks juuli keskel sõita Muhu väina regatti või mõnel on harjumuspäraseks sõpradega, ma ei tea, siis teha või muid asju, käia golfi mängimas või matkal, või sõita koos Euroopasse suusatama või ükskõik mida teha, siis meie sõpruskonna selliseks nii-öelda ühiseks tegevuseks või selliseks ankruks on see Urissaare Country Festival olnud ja mulle tundub, et siiamaani kõik naudivad täiega. Ja see, ma arvan, on sellise nii-öelda kogukonna festival, mis meil on, eks ju. Kogukonna festivali üks kõige suurem väärtus. Et ta seob need inimesed kokku, ta annab siin elavatele sõpradele mingid ühised teemad ja lõpuks, kui sa saad aru, et sa ise oled siin traktoriga kikerdanud mingid pallid kuskil ja tõmmanud valgusketid ja asjad. Ja siis 2000 inimest tuleb kohale ja neile kõigile nii väga meeldib. See, mis sa saad nagu inimesena vastu oma selle pingutuse eest on ikka väga suur asi. Ja see hoiab nagu liikumas ausalt öeldes päris tükk aega. Muidugi. Kas on vahepeale festivali selline tunne, et jätame ühe aasta vahele? No ikka on olnud, muidugi on olnud. Ei, no ega see vahepeal on mingid raskemad hetked ja ei tea ja kuidagi kogu aeg vaatad, et kas sa tuled seal otsaga kuidagi kokku, on ju. No, üldiselt tuled ja siis vaatad, kas see ilm ikka on hea, üks aasta oli nii, et meil oli 2 meeskonda, tõmbas sisuliselt lihtsalt põllu pealt autosid välja terve festivali aja, sest et nii palju oli sadanud augustikuus vihma. Ja kui sa teed nagu päris maal festivali, kus tegelikult kohe, kui sa kruusatee pealt kõrvale sõidad, siis kui palju sadanud, siis on ikkagi nagu pehme ja märg. Aga ei, suuremas plaanis ei ole. Meil tuleb 9 festival, 10 me teeme kindlasti ja siis vaatame, et kas on mingid lahedad uued väljakutsed, millele on vaja nagu leida aega või püsib see sama väljakutse, aga 2 festivali on veel 100% kindlasti. Aga kui suureks ta nüüd on läinud, sa mainisid korraga 2000 külastajat, et kui kaua see kestab ja palju seal esinejad on, ütle mingeid parameetrid, et kus siis 9 aastaga saab jõuda? Ja, me oleme selles mõttes väga selgelt võtnud selle suuna, et me jääme väikseks koduhoovi festivaliks. Ja kõikide nende nii-öelda kommunikatsioonisõnumite ja asjadega, mida me nagu suuname, me oleme ausalt öeldes selle ülesandega päris hästi hakkama saanud, nii et meil siuke, meie ütleme, plaan on, et me ei tohi lasta üle 2500 inimese siia hoovi. See kõik on nii-öelda kasutaja kogemuse mõttes disainitud tegelikult 2300-le, äärmisel juhul 2500-le. Sest et kui me kaotame ära selle, et sul on nagu festivali alal oma isiklikku ruumi, et sa saad, see on vana ajalooline talu, siin on suured põlispuud, me värvime metsad kõik valgustitega nagu hästi hubaseks ja see on hästi nunnu. Ja meil on ise oleme hästi uhked ka selle, et meil on
pole kunagi ühtegi batuuti olnud, aga selle eest on olnud hästi palju heinapalle ja siis me nimetame heinahunnikut batuudiks ja see tegelikult kõik töötab jube vahvasti. Et me saaks tegelikult kõiki neid asju teha ja et lapsed ja täiskasvanud sellest saaksid osa, siis meie nagu see auk, kuhu me inimesi võtame, ongi 2000 kuni 2500. Ja no programmist rääkides, et meil traditsiooniline on festival selline, et hakkab reedel, uksed avatakse kella 5, telk ja kell 3 ja siis mõlemal päeval on 4 kuni 5 bändi. Sellel aastal tuleb meil muidu 1-2 lava ja sellel aastal tekib ka nii-öelda vaba lava, sest et siin ikkagi tüübid, kes on käinud alati kohal, no Kalle Sepaga just kohtusin, kes ütles, et ma tahan esineda ka. Mõtlesin, mul ei ole sulle sellel aastal lavaruumi, sa oled juba esinenud küll. Ja siis me leppisime kokku, et me teeme tegelikult vaba lava, kus ta saab siis tulla ja suvalisel hetkel, kui ta soovib, saab siis esineda. Nii et see on ka nagu tähtis, et esinejad saaks ikka esineda ausalt. Korra küsin selle kantri kohta ikkagi ka, et Eestis vist ei ole kantrifestivali sellist, et see on ainuke ja miks just kantri? See on väga hea küsimus. Sellepärast, et ega ma pean nagu tunnistama, ma ei olnud enne kui ma hakkasin kantriga, no me hakkasime kantrifestivali enne korraldama, kui me oskasime ise mõnda kantrilugu mängida. See on ka muidugi tõsi, olgu see siinkohal öeldud. Aga tõesti väga hea küsimus. Selles mõttes, et ausalt ainuke põhjus on see koht ikkagi, miks me nagu jõudsime selleni ja tegelikult on see meie sõnum olnud kogu aeg see, et me ei korralda mitte puhast kantrifestivali, vaid see, nagu mida me teeme, on tegelikult taluhoovi või farmi feelingu festival. Ja sellega seoses see kantri on siin nimes minust nagu väga õige koha peal. Aga võt siis sündmuskorraldajal tekib ühel hetkel küll see väike mure, et sa saad aru, et sul on Eestis väga väike arv kantribände ja need on kõik käinud meie juures peaaegu. Võib-olla mõned ikka ei ole. Ja et mis variandid siis on? Ja meie see nii-öelda filosoofia on selline, et me võtame esinema ka selliseid bände, kes ei ole kantribändid, aga kes on selle kontserdi ajaks nõus tegema enda tavalisest repertuaarist kantri kontserdi. Ja ma pean teile ütlema, et selliseid esinejaid on ülipalju. Eelmine aasta näiteks käis Smilers, Hendrik Salsalver ja me tegime temaga tegelikult ka Eesti Ekspressis päris pika intervjuu, kus ajakirjanikuga koos ajasime neid jälgi, kuidas muusikud nagu kasvavad muusikutena, mida nad kuulavad, millest nad šnitti võtavad, kuidas nad mängivad. Ja kantrimuusika roll selles Eesti muusikute mõjutamises on väga suur, väga suur. Ja see oli tõesti hästi mõnus siuke kontsert. Ja sellel aastal me oleme saanud nõusse, ma ootan tegelikult väga ansambel Trafficu laupäeva õhtust kontserti. Sellepärast, et nad on selle ikka eriti edevalt ette võtnud. Nad ikkagi võtavad kaasa hunnikus külalisi esinejaid ja ma arvan, et Trafficu musa, mis on niigi natuke sellise pop-kantri touchiga. Et kui nad keeravad sellele veel kantri hõngu juurde, ma arvan, et sellest tuleb üks ülimalt eriline kontsert. Et sellises vormis selliseid bände kuuleb ainult Turissaare kantrifestival. Muu puhul nad seda ei tee ja ma arvan, et see on üliäge värk. Nii et on põhjus tulla. Minul on ainult üks küsimus sulle. Kuidas sa seda kõike jõuad? Pulmaisa, siis see festival ja kõik muud asjad ka veel, et kuidas sa jõuad seda kõike? Ma pean teile tunnistama, et ma olen jube laisk inimene, mis tähendab, ei no päriselt, ma novembri magan täielikult maha, mul eluaasane räägib, et see ei ole võimalik, et ma ei tunne sind nagu novembris ära või kes ta mõtleb, et midagi mul on viga, siis ta lihtsalt saab aru, et tegemist on novembriga, et seal ei ole muud mingit muret. Ma ei tee tõesti novembris eriti mitte midagi. Ja
ja ma magan ka võimalikult kaua alati, kui ma saan, aga selle eest ma jälle puhkan jube hästi välja. Mis tähendab seda, et iga kord, kui ma ärkan, ma olen super valmis igast asju tegema ja siis rohkem tahakski, et oleks nagu põnev. No ja tegelikult ongi aus vastus, et kui sa magad hästi ja tahad, et sul ülejäänud aja oleks põnev olla, siis teedki nagu lahedaid asju, mis sulle meeldib. Sealt see energia tuleb, mina täitsa olen sellega nõus, et paljud inimesed on sellepärast väsinud, et nad ei tee neid asju, mis neile tegelikult meeldib teha. Natuke novembris, ma ütlen, kord aastas magad 1 kuu korralikult ja siis ülejäänud aja saad edasi minna. Aga mis? Oota, ma tahan seda novembri fenomeni tegelikult veel rääkida, sest vaata, meil nagu üldises mõttes ühiskonnas ei ole nagu ilus, kui sa laiskled terve kuu. No ei ole nagu peeta nagu heaks märgiks. Ja sa saad aru, kui sa 2 nädalat oled nagu laisen, saad aru, et sa nagu oled täitsa nagu mõttetu tüüp. Aga siis sa pead veel laisklema natuke. Sa pead selle mõttetu tüübi hetke nagu üle elama, laisklema veel ja siis sa saad aru, kuidas 3. nädala lõpuks sul hakkab lihtsalt täiega, sa tahad igast asju teha, sa tüdinud sellest, et sa pead vedelema kogu aeg ja siis see on nagu päris energia, seal ei ole mingit poolvõltsi värki või midagi. No see on see molutamine siis äkki või, millest räägitakse? Ja sa ei pea isegi, tegelikult ma ütlen nüüd siin veel nagu molutamiseksperdina, et sa isegi ei pea nagu seda väga sa ei pea seda väga kvaliteetselt tegema. Sa võid ikka molutada täiesti ebakvaliteetset ka. Mis see tähendab siis kvaliteetne molutamine? Ei, no vaata, me ikkagi eeldame, et ütleme, kui Fred Jüssi ütleb, et molutage, siis sa kuidagi eeldad, et see on tegelikult, sa ikkagi samal ajal pead ka kuidagi mõtlema või mõtteid puhastama või et sa kuidagi pead mingi mõttetegevusega ka kuidagi seotud olema. Siis tegelikult ma omalt poolt ütlen, et täitsa või täiesti suvalist A-rühma vaadata. A-rühm on see A-team, ja teate see klassikaline saade. Sa võid lihtsalt A-rühma vaadata novembris esimesest osast viimase osani läbi. See on ka jumala hästi toimib. Kõik tippab. Selge. Nüüd me siis saame teada, mis seriaal sulle ka meeldib. Mida sa siis teed, kui keset sellist, näiteks nüüd siin suve või siis, kui sa pead tegus olema, kevadel oled seal puude otsas ja üldse ei taha minna, sa üldse ei viitsi. Mis sa siis teed? Kas sa siis ütled, ei, ma ei tule või kuidas sa ennast siis käima saad? On sul üldse sellist hetke? Võib-olla sul üldse polegi? Ei ole vist, jah. Ma tõstan seda vahepeal natuke ümber, sellepärast, et päike on jõudnud siia aknasse täpselt. Ei ole tegelikult. Ei ole. Siis teed ja ei ole seal mingit mõtlemist, täna ma ei viitsi ja ei jaksa. No ei ole. Selles mõttes, vaata, seal on kultuurikorralduslikus valdkonnas üldse, kui sa teed bändi või kalender on ikkagi kuningas. Ja sinu asi on vaadata oma nagu tervislik seisukord kalendri järgi nagu heaks. Ehk, et kui sa tead, et sul tuleb hästi vastutusrikas nädal, siis sa pead tegema enne trenni liikuma, sööma tervislikult ja siis sa oled valmis. Et sa seda nagu väga pikalt nagu ükskõikselt ei saa teha, et sa pead ikkagi olema nagu, keha peab olema valmis, muidu sa ei jõua ja kui sa ei jõua, siis on raske. Siis tulebki see koht. Aga sa räägid täpselt, sa räägid hästi kirega kõigest, mida sa teed, minust on see hästi kihvt. Ma arvan, et see ongi, mis mind võlus tookord seal saates ka, et issand, kui lahe, nagu saadki elada sellist elu, et sa teed neid asju, mis sul tegelikult teha meeldib. Kas sul jääb mingit vaba aega siis ka, et inimestel on hobisi ka, kas sul on veel ekstra mingit hobi või kõik su hobid ongi ka su nagu justkui tööd? Me tegime nüüd selle eelmisel hooajal, ehk siis sügis-talvel, tegime ikkagi üle hulga aja Karksi-Nuia ühe korvpalliklubi. Käisime võistlustel, saime 2. koha. Ma olen päris halb korvpallis. Kas Karksi-Nuia valla võistlused, kus te Eesti meistrid? Ei, mis asja? Teise kohale saite? Olge nüüd. See tegemist oli ikkagi Kesk-Eesti Rahvaliiga võistlustega, mis ma pean tunnistama, on võimalikest võistlustest tõenäoliselt küll
suhteliselt nõrgemapoolse tasemega, aga me oleme siiski tublid. Ikkagi teine kord, okei. Teine koht on ikka teine koht, nii et seda medalit ei võta siit küll keegi enam ära. Ei no, ja mul on tegelikult, kui hobidest rääkida, mis on siis nagu hobid on ju. Pillimäng ja muusika tegemine ja selline nagu korraldamine on nagu siuke töö ja hobi piiri peal kogu aeg. Et õudselt tegelikult meeldib väikseid kontsertikesi teha või mingid sellised kogukonda liitvaid asju ka. Et mõni aeg seesama plakat siin on tegelikult üle-eelmisel aastal vist tegime Nukitsamehe laulude kontserdi, kuna siin meie naabertalus Nukitsamees filmiti. Siis tundus nagu hästi kohane siin see kontsert teha ja see on täpselt siuke, et see on nüüd nagu ikkagi nagu hobivärk. Aga mul on Saaremaal üks väike purjekas ja siis ütleme puhkuste kogemustest või nagu välja lülitamise kogemustest rääkides, siis see purjekas on pakkunud mulle kõige parema puhkuse minu elus, ma arvan. Ehk et see on tegelikult selline, millega kaldast eriti kaugele ei tohiks sõita, ta on tegelikult suhteliselt vana, ta ajab vett läbi ja ta suurema osa ajast tahaks nagu põhja minna. Aga teda õieti käideldes on siiski võimalik sellega ka nagu päriselt natuke sõita. Ja siis ma siin mõned ajad tagasi võtsin kätte ja kuna ma olen Põhja-Saaremaal, seal kus on praam läheb Hiiumaal, umbes selles kandis, Triigi lahe ääres. Siis ma võtsin selle purjeka sealt ja võtsin endale eesmärgiks sõita ümber Hiiumaa. Ja see oli väga lahe. Sa ikka võitled seal, kuigi see tundub nagu mis ümber Hiiumaa, et see tundub nagu nii pisike värk. Aga tegelikult seal see paat on täpselt parasjagu liiga väike ja lained on täpselt parasjagu natuke liiga suured. Seal nagu purjetamistehniliselt juhtus kõik ja sa oled üksi, sa vead kogu oma seda toitu, magamisasju kaasas, käid vahepeal ümber, midagi läheb puruks, sa ikkagi nagu võitled ja möllad. Aga siinkohal tahaks tervitada kõiki hiidlasi, sellepärast, et see oli muidugi väga tore, et esimesel õhtul, kui ma Kõppu alla jõudsin, siis tuli üks Prantsuse hiidlane ja võttis mind enda juurde sauna ja pakkus mulle süüa ja oli väga tore. Siis järgmisel õhtul jõudsin sinna Kärdla kuskile randade kanti. Seal mingid kohalikud tegid telgi sauna ja võtsid mind väga hästi vastu. Ja siis 3. päev ma sain tormi ja 4. päev ma sain tormi. Nii et selle ma sõin Heltermaa sadamas oma elu kõige parema kanašnitsli. Mis ma pean tunnistama, ei olnud tegelikult üldse hea, aga kui sa päev otsa oled tormi käes, siis sa sööd seda õlis liisunud friikartuleid, see tundub nii hea lihtsalt, ebareaalselt hea. Ja, nii et tegelikult... Eelmine suvi tegid seda või sügis? Ei, sellest on juba paar aastat rohkem. Aga see purjeks on siiamaani alles ja kui nüüd ta läheb muidugi järjest veel hullemaks, nüüd ta ei taha üldse enam hästi püsida seal vee peal. Aga see, ütleme, purjetamissõpradele võib öelda, et see on 80ndate Tallinnas toimuvale olümpiapurje regati jaoks mõtlesid siis mingisugused purjeinsenerid Nõukogude Liidus välja uut tüüpi paadi, milleks on, klass peaks olema OK või siis klass 400, täpselt ei saagi aru. See purjekas ei läinud kunagi nagu väga populaarseks, sellepärast et tuli välja, et ei olnud väga hea purjekas ja sellega ei saanud nagu võistelda eriti. Aga selline minu jaoks väga äge, minu jaoks täpselt paraselt, et ma saan kätte selle, mida ma nagu purjespordilt kuidagi ootan. Priit, sind on nagu väga põnev kuulata ja mul on selline tunne, et see on üks nendest hommikukohvidest jälle, kui me võiksin mitu tundi rääkida, et mina hakkaks vaikselt siin otsi kokku tõmbama ja küsiks su käest, et kuigi mulle tundub, et sul ei ole, aga ikka küsin, et kas mingid 1-2 harjumust igapäevaselt, mida sa kindlasti teed? Kas sul on mingid sellised asjad? Ilma sa nagu ei kujuta ette või et sa kindlasti pead tegema? Tead, vist tegelikult ei ole. Et ja vist ei ole selles mõttes, et seal need päevad on mul nii palju erinevad, on ju, et tegelikult kuidagi on vaja see nagu
No tuleme selle juurde tagasi, mul on vaja hästi magada, siis mul on kõik okei. Et ükskõik, mis just oli laulupeo nädal ja ma lõin seal kaasa nagu meeskonnas korralduslikus mõttes, mis meie jaoks tähendas ikkagi nagu nädal aega täiesti laulupeo korraldamine, seal on nii palju inimesi seotud ja mina kõigile laulupeol käijatele ja võib-olla ka tulevikus tullejatele, siis mina olen see hääl, kes ütleb teile sealt dirigendi puldi alt, kallid lauljad, palun astuge 8 sammu üles poole. Aga lihtsalt miks ma seda rääkima hakkasin, on see, et ega need olukorrad on nii palju erinevad ja kui sa ikkagi saad nagu üles ära ärgatud või vahest on nii kiire, et sa ärkad otse voodist kuskile kohta, eks ju. Et mul jah sellist päevarutiin, mida ma kindlasti teen, ma ei tea, vist isegi ei ole, isegi ei oska välja tuua. Aga ma muidugi pean... No mulle tundub, et magamine on oluline, et sa saaks oma tunnid täis magada, et see saab ka olla harjumus. Mul on vaja täiega magada, siis on kõik. Ja kõige lõpus küsime kõige esimese küsimuse, mis tegelikult jäi veel küsimata. Kas sa jood hommikul kohvi ja siis kuidas sa jood? Mis kohvi või mis sinna juurde paned? Ja. Ma joon täiega kohvi. Mulle meeldib peale lõunane kohv väga ka muu hulgas. Aga hommikul kindlalt joon kohvi. Vot ma vist ei ole ühtegi päeva, ma ei mäleta, millal ma kohvi poleks joonud. See on tõsi. Ja ma olen oma selle retsepti kujundanud nüüd selliseks, et kuigi ma olen proovinud juua nagu mustalt ja ma olen proovinud juua suhkruga, siis tänane minu retsept on ikkagi ja ausalt öeldes ma olen suht suur Päti kohvi fänn. Nüüd on meil mingisugune aparaat, et me seda ei pea enam tegema. Aga selleks ajaks, kui kõigil teistel sõpradel olid ammu mingid aparaadid, siis ma kuidagi Päti kohvi tundus nagu mõnus. Ja seda saab ka natuke peenemalt teha, nii et sul ei ole üldse seda puru ja kõik on nagu mõnus. Aga ja ilma suhkruta piimaga, palun. No näed, lihtne värk. Kuule, aga täiega vägev, et sa tulid meiega rääkima ja ma tuletan meelde kõigile, et me tegelikult on ju täna salvestus ja kuni järgmise pühapäevani võid sa siia, võib-olla sa kuulad seda hiljem on ju nädala sees, kirjutada, et kui sa oled meil kõiki hommikukohvisi vaadanud, siis kui me järgmine kord oleme siin eetris, siis me loosime siis välja või kui on ainult üks inimene, siis saab tema sinna selle pääs. Minu arust väga kist küsimus, super. Mul on hea meel, et sa tulid meiega rääkima, et sa võtsid täna õhtusele aja, et me saime selle salvestuse teha. Ja see on tore, et sa ennast väärtustad ja und tähtsaks pead, et ma arvan, et see on väga tähtis. Ja kui kellelgi on nüüd ikkagi tahaks nagu rohkem rääkida ja küsida, kuidas selle purjakaga saab või kuidas neid pulmasid korraldada tuleb, siis tulge Urissaare Kantrile kohale, seadke ennast siia mõnusasti telkima või autokaravanitama. Ja siis on hästi mõnus. Muideks, ma arvan, et tähtis on ära öelda. Ma arvan, et me oleme viimane festival Eestis. Võib-olla ei ole ka, võib-olla ma teen liiga, aga kes peab nagu põhimõtteliselt tähtsaks seda, et kui meil on tohutu suur põld, siis me lubame kõigil siin nagu, et me ei võta mingit raha selle eest, kui sa tahad kuskile parkida või telkida. Me nagu meelega hoiame seda, meil on maal päriselt palju maad. Tulge meile külla ja parkige ja telkige rõõmuga. Jah, issand, sa teed nii lahe, sest alati sa lähed ja siis sa väga palju pead maksma, et põllu peale parkida. Ostad pileti ja siis maksad veel parkimise eest ja telkimise eest. Paneme selle lingi ka siia, kust inimesed saavad vaadata, et kuidas tulla sinna ja kuidas äkki keegi vaatab, oot, just sellist pulmaisa mul on järgmine aasta vaja, et siis kuidas su ühendust võtta. Täpselt, väga tore. Suur aitäh sulle. Aitäh teile, ilusat hommikut.